Mina olen Gerd Kanter, ma olen siis olümpiavõitja ja maailmameister kettaheites. Minu esimene siis rahvusvaheline suurvõistlus toimus juba päris kõrges vanuses, et ma olin 22-aastane siis U23 Euroopa meistrivõistlused Amsterdamis ja siis samal aastal ka universiaad Hiinas. Need olid kaks minu esimest siis rahvusvahelist tiitlivõistlust. Nendel võistlustel läks mul, ütleme siis nii ja naa, et U23 Euroopa meistrivõistlustel ma saavutasin 5. koha ja siis universiaadil jäin napilt finaalist välja, et olin vist 13. Nii et siuke hea kondiproov, aga kindlasti edu ei saanud veel maitsta. Minu siis sellised saavutused esimestel võistlustel olid ikkagi seotud minu hilise arenguga, et kuna ma leidsin enda jaoks kettaheite ikkagi pigem gümnaasiumi siis viimases astmes ja pigem ülikooli siis esimestel kursustel, siis sellest tulenevalt ka selline minu hiline murdmine rahvusvahelise areenile. Emotsioonid rahvusvahelistel võistlustel kindlasti olid igati positiivsed, et ma usun, et väga paljud noored ikkagi saavad indu sellest, kui erinevad võistlused toimuvad kuskil eri maailma kohtades. Et ikkagi see lisab motivatsiooni, et tahaks sinna jõuda, tahaks Eesti koondist esindada. Nii et ma arvan, et nii asukoht kui ka see, et sa oled ikkagi oma riigi parim ja saad võimaluse rahvusvahelistel tiitlivõistlustel oma riiki esindada, siis ma arvan, et see on see peamine motivatsioon noortele. Kõik Eesti noored, kes siis saavad võimaluse rahvusvahelistel noortemängudel või lastemängudel osaleda, siis kindlasti ma arvan, neid ootab ees üks suurepärane võimalus kodupubliku eest ennast proovile panna. Nuusutada võib-olla esmakordselt sellist rahvusvahelist õhustikku ja ma loodan, et see kogu kogemus on niivõrd positiivne, et sealt tekib veel rohkem indu, et oma spordialaga edasi minna, veel süsteemsemalt treenida ja ühel hetkel miks mitte jõuda maailmameistrivõistlustele, olümpiamängudele ja tuua Eestile au ja kuulsust.